Nüüd aga väikene tutvustus, järgmise teatritrupi tutvustus. MTÜ Meie on Põhja-Järva piirkonnast. Nad ütlevad enda kohta, et põhitegevus on erihoolekande teenuste osutamine, aga meiega on kaasas muid muhedaid inimesi, kes häälmeelel tulevad kodust välja, võtavad osa erinevatest tegevustest ja täiendavad meie seltskonda parimal viisil. Lisaks erihoolekande teenustele pakume erinevaid väljasõite, infopäevi, kultuuriüritustest osavõttu, spordi ja vaba aja veetmise võimalusi. Edevad on nad ka. Osalesime Amblas kirikupäevade raames etteastega, Orgmetsa külaseltsi pidustustel ja Ambla kultuurimaja erinevatel üritustel osalevad nad samuti. Väga hea, ma arvan, et see oli suurepärane sissejuhatus ja tore aplaus meie näitetrupile. Siin nad on Paide muusikateatrimaja suurel laval ja esitavad näidendi vanasõna põhjal. See on tark, kes rumalat ei naera. Panevad ennast ilusti, veel mõned rekvisiidid ja dekoratsioonid lavale valmis panna. Ja siis juba tõesti MTÜ Meie on meie ees. Ma ei tea, kes näitleb seal. Jõuab hoida. Sa jõuad seda kaamera. Miks asja ei lähe? Armas vaataja ja kuulaja. Meie esivanemad on olnud ühed väga targad inimesed. Ja kogu selle oma tarkuse ja elukogemuse on nad pannud vanasõnadesse. Minu meelest on see vanasõna raamat, ma ei tea, kui paljudel ta teil on, aga minul on ta igal juhul raamaturiiulis, et vahetevahel, kui mul tekib mingi küsimus või probleem, siis on see nagu piibel, mille ma lahti võtan ja ikka ma leian sealt mingisuguse lahenduse või hea mõttetera. No näiteks selline vanasõna. See on tark, kes rumalat ei naera. Vaat selle vanasõnaga tekkis minul natukene küsimus. Huvitav, kes on see, kes ütleb, kes on tark ja kes on ruma? Võib-olla mina arvan, et mina olen nii tark, et terve maailm on minu ees lahti ja olgu põlvili maas. Ja sealt samast tuleb keegi ütleb, et no mida pekki, täitsa rumal tädi. Aga sõbrad, mina arvan seda, et võib-olla annab vastuse teile see lugu. Head kuulamist ja vaatamist. Ühel mitte eriti kaugel maal elasid ammusel ajal ühed eriti targad inimesed. Kimplased. Kuuldus nende elutarkusest levis mööda ilma ja nii hakkasid suuremad ning väiksejad valitsejad Kimplaste maalt mehi oma nõuandjateks kutsuma. Nii olid mehed suurema aja oma kodust eemal ja kõik nende tööd jäid naiste kanda, millega aga nemad mitte rahul ei olnud, sest hooned hakkasid lagunema ja põlludki muutusid ahtrateks, sest neid ei haritud enam korralikult. Nii nad siis tulid kokku ja otsustasid. No mida? Kirjutame nendele meestele ühe kurja kirja ja olgu kodus olla. Kiri valmis, saatsid nad selle kirja käskjalaga teele. Mis te arvate, kes siis naiste tahtmise vastu saab? Ja nii need mehed riburada pidi kodu poole tagasi tulema hakkasidki.
ega see, mis nad eest leidsid, küll ilus vaatepilt ei olnud, sest iga nurk ja kohpa hüüdis mehe käe järgi. Istusid siis maha ja hakkasid mõtlema, et kuidas sellest olukorrast vähema kahjuga välja tulla. No, kui nemad andsid tavaliselt teistele nõu, siis nüüd oli see hea nõu nendele endale marjaks ära. Istusid ja mõtlesid ja mõtlesid. Ja siis tuli korraga ühel mehel hää mõte. Kuulge, hakkame õige rumalaks. Aga kudamoodi? Noh, teeks midagi rumalat, siis ei tahaks keegi ju meil omale nõuandjaks kutsuda. No, mõeldud, tehtud. Kõigepealt alustati sellest, et tuleb ehitada üks korralik nõukoda, kus siis neid rumalusi välja mõtlema hakata. Ehitame vaja, kena väikse maja. Kive kokku peame, kalke tooma peame ja veel uudis vaja. Töö käib poolsalt, killa, kokk, poolsalt, plaani järgi tipp ja topp. Töö käib poolsalt, killa, kokk, poolsalt, plaani järgi tipp ja topp. Maja sai kervesti valmis ja mehed läksid sisse uudistama. Aga oh häda, nõukoda nii pime, et ei näe sõrmegi suulista. Uurivad seestpoolt ja väljastpoolt. No, ei mingit viga. Sein sile ja sirge ja töö hästi tehtud. Korraga tuli ühel kilplasel väga hea mõte, vaata, kui nõukoda sai juba püsti, hakkas hästi mõjuma. Kuulge, valgust saab ju kotiga tuppa tuua. Oh heidus, ükskõik kui palju nemad seda valgust sinna kotiga tassisid, no ikka oli tuba kott pime. Parasjagu läks sealt mööda üks võõras mees, kes uuris, et huvitav, et millega siin siis nüüd tegeletakse. Ja kui ta kuulis, mis häda meestel, siis tal oli ka hää nõu võtta. No, võtke katus maha, saab tuba valgeks. Mõeldud ja jälle tehtud. Ja tuba saigi valgeks. Suveks oli see nõu ju väga hää. Aga kui sügis tuli ja vihmasajud algasid, siis tuli ju katus peale tagasi panna, ega siis toas ju liguneda ei andnud. Ja jälle oli koda pime. Nii. Uudused kilplaste imelike asjade toimumisest oli jõudnud ka Upakolla suure isanda kõrgudesse. Teades selle rahva tarkusest seda kõik ometi imeks pani ning otsustas siis ise asja uurima minna. Aga ette saatis ta meestele sõna, et mehed tuleksid seda tervitama. Nii, mehed said karmi käsu kätte, uurivad ja seal kirjas, et nad peavad tulema suurt kuningat tervitama pool jalgsi ja pool ratsa. Veidi mõttelist ja igaüks visterdas endale hobuse, millega siis suurele kuningale vastu kapati.
No jah, seda nähes tekkis muidugi kuningal väike kahtlus hinge, aga nähes kõike muud, oli tema otsus. Rumalad, mees rumalad. Ja keeras oma külla kodu poole. Eks neid uudishimulikke tuli hulga mujaltki. Seda suurt imet oma silmaga tunnista. Ühel päeval tuli kilplavasse üks mees, kellel oli kass põla. Aga et kilplalas kasse polnud, siis tormasid kõik kassi vaatama. Nad olid enne seda looma näinud. Küsivad, et mis loom see siuke on? Hiire ja koer vastab mees. Ja näitab siis, mida see hiirekoer teha võib. Kuulge, sellist looma oligi ju kilplastais vaja, sellepärast, et hiired olid nende terve küla ära vallutanud. Kauplesid ja kauplesid. Mõtlesid, et saavad sellegi hiirekoera endale. Nii. No näe. Hiirekoer käes otsustasid nad selle panna oma nõukotta, kus siis parasjagu vilja hoiti, et see kass siis seal või see hiirekoer korra majja lööks. Äkki tuli aga kilplastele meelde. Ei tea, mis see loom küll ometi sööb. Mis ta sööb? Mis ta sööb? Aga mees oli juba kaugel ja tuul puhus ka. Mees ütleb vastu, et liha ja rasva. Liha ja rasva. Aga kilplased kuulsid, et linna ja rahva. Linna ja rahva. Nüüd oli meestel hirm majas. Mis teha? Kuulge, kui paneks õige nõukoja põlema, koos kassiga. Esimesed leegid limpsasid juba nõukoda, aga kass ja järgmisesse majja. Mis teha? Tuli ka järgmine maja põlema panna. Ja nii põletasid kilplased kogu oma küla maha ise kahjutule eest põgenedes. Tulid siis tagasi arutama, mis sellest elust edasi saab. Sest ega seal ahervaremete vahel ju elada ei saa. Mõtlesid ja mõtlesid ja ega targemalt midagi välja ei mõelnudki, kui et tuleb vist ikka võtta kätte ja minna, kes lähemale, kes kaugemale, leidma omale uus elamine ja kodu. Tänasel päeval tõmbub kilplastest rääkides suu ikka pilke naerule. Vaatus rumal. Aga mõelge, millest see kõik tegelikult alguse sai? Miks kilplased seda üldse tegelikult kõike tegid? Ehk nagu öeldakse, igal asjal on kaks otsa. Ja mine sa tea, milleks see kõik hää oli. Nii et tasub olla tark ja mitte naerda nende üle, sest äkki teed end ise rumalaks. Muide, kui sa oled tähelepanelik,
siis võid neid vahvaid tegelasi meiegi seast leida, elamas rahulikku ja rõõmsat elu oma peredega koos. Suur aitäh selle näitemängu eest. Nüüd tulete kõik ilusti siia kokku ja fotograaf saab ehk selle foto ära teha siit lava eest. Jääb ilusti kõik peale. Väga hästi. Ja loomulikult ka nüüd kõikidele meie teatritruppidele heade mõtete hoidis kaasa antakse.